Tänases saates on mees, kellest KGB ja koolidirektor proovisid juba 10 aastaid tagasi usku välja saada, aga see ei ole siiamaani õnnestunud. Tere tulemast vaatama saadet Meistri töökojas ja mul on ääretult hea meel täna tervitada stuudios Andrust. Tere tulemast, Andrus. Tere, Vaido. Mina tunnen, Andrus, sind muusikuna. Ma olen sind näinud paljudel lavadel ja ma arvan, et ka televaataja tunneb sind peamiselt muusikuna ja ülistusmuusikuna erinevate lavade, erinevate lugude kaudu. Ole ja räägi palun oma perekonnast. Iga hea mehe taga peab olema peidus üks hea naine. Jah, abikaasa Võtt. Meil on 2 last, tütar ja poeg ja 3 lapselast. Nii et on tütrel on siis 3 last. Poeg ei ole veel abielus. Siin pildi peal me näeme ka su armsaid väikseid lapselapsi. Adelina, Liisa ja Nikolas, jah. See toob vanaisal alati rõõmu silma, tean omast käest. Kui pikalt sa oled juba abielus olnud? No, aastast 90 juba, nii et. Nii et siit saab juba igaüks ise arvutada vastavalt, mis ajal ta seda saadet vaatab otse või järgi. Tahaks küsida, kuidas taevaisa sinu leidis? Ma tean, et sina kasvasid isata perekonnas ja kuidas taevane isa sinu leidis? Jaa, ma kasvasin isata perekonnas ja ega mul usuga ja kirikuga ei olnud ka mingit kokkupuudet peale selle, et nagu me kõik teame, igas kirikus või igas külas on üks kirik ja niimoodi oli, see teadmine oli, aga see oli veel nõukogude aeg ja see oli nii, et minu klassivend oli hakanud käima ühes kodugrupis, ühes noorte kodugrupis Pirita Kosel ja ma aeg-ajalt külastasin teda ja siis ükskord läksin talle külla ja ta kutsus mind lihtsalt sinna. Ja ütles veel, et kuulavad sellist kristlikku rocki ja heavy rocki ja sellist muusikat. Mina olin tollal 18-aastane noormees, pikad juuksed. Mõtlesin, mis asi see kristlik rock veel on, et tänapäeval juba kõik teavad, aga siis kujutasid kirikut ette ainult oreliga ja nii ma sinna kodugruppi siis jõudsin. Ja tõesti see, et ma isat olin kasvanud ja seal kodugrupis siis mängiti muusikat ja räägiti Jumalast kui taevasest isast, see mind tõesti puudutas väga. See samal õhtul puudutas nii tugevasti, et see oli nagu, ütleme siis, see oli nagu pakkumine, millest oleks nagu rumal ära öelda. Ma tean, et inimestel on erinevaid kogemusi, kuidas nad Jumala juurde tulevad, mõned võitlevad sellega aastaid aga minu jaoks oli see, et lõpuks leidsin selle õige koha ja see kogemus Jumalaga oli too õhtu niivõrd tugev. Midagi müstilist ei olnud, aga lihtsalt selle armastuse ja rahu tunne ja selle kogemine oli tõesti nii eriline. Ma mäletan, ma sõitsin sealt number 5 bussiga koju ja juba bussis mul oli tunne, et ma hõljun. See oli minu selline esimene kogemus, jah. 1986 aasta. Vist oli 8. juuni, kui ma ei eksi. Aga kui Jumala juurde tulles räägitakse kui heast isast, aga kui sul endal isa kogemus puudus, ma saan aru, et kas seal mingi kontrast sinu jaoks ei tekkinud või vastuolu kuidagi? No ikkagi see isa mõte, et taevane isa, kes näeb sind igal pool ja on sinuga igal pool, see ikkagi puudus mind nii tugevalt, et ma nagu see oli pigem just see, et nüüd mul lõpuks on isa. Et see ei tekitanud nagu sellist, et milline ta nüüd on, et kas ta on karm või hea, või pigem ikkagi see armastav isa. Hiljem tulid igasugused kogemused ja mõtted ja sellised olukorrad, aga üldine foon sellel samal päeval, kui ma tulin usule, oli ikkagi see, et ma kuidagi kogesin ja teadsin, et Jumal on hea ja et ta armastab, et ta on isa. Nii et sa leidsid selle isa armastuse, mis su elus puudu oli, tegelikult Jumalast. No täpselt, jah, eks ma sellise 18-aastase noormehena olin teda kuidagi otsinud enne selle teadmata. Ma sattusin pahuks sisse, mäletan mõned aastad enne seda seadusega ja siis nõukogude ajal oli selline asi nagu miilitsa lastetuba, kus mind võeti arvele.
pidin käima seal iga 6 korra ennast miilitsale näitamas, et kas ma olen hea poiss või mitte. Ja ma mäletan, et kui teisel pool lauda see miilitsa, ma ei tea, leitnant või kes iganes ta oli, kui ta küsis mu käest, et kuidas sul vahepeal läinud on ja ütles ette, et Andrus, kuidas sul läinud on, see mind nii puudutas, et ma ei jõudnud ära oodata seda järgmist korda, kuni ta mind jälle, kui ma pean jälle sinna minema. Ja see tagantjärgi eriti nüüd juba vanema mehena juba saad aru, et see nagu, et minu olemus karjus selle järgi, et oleks keegi, kes mind kuulaks, et oleks mul isa, et ma saaksin temaga rääkida, keegi, kes küsib mu käest, et kuidas sul läheb. Ja nüüd taevas isa juures ma siis selle nagu leidsin. Sa tulid päästmisele, kas sa sattusid kohe Elusõna kogudusse või kuidas sellega oli? Ei, see oli hiljem. Ma tulin usule, ega ma alguses ei saanudki ju aru, et ma ei teadnud midagi eriti kirikutest, ei erinevatest usukonventsioonidest. Aga siis ma varsti sain aru, et see on Oleviste koguduse kodugrupp ja siis me hakkasime Oleviste kirikus käima. Ja 82. pool oli selline keeruline aeg, kus sündiski siis pikk jutt lühemaks teha, siis Elusõna liikumine, Rootsist tulid ühed jutlustajad siia ja kuidagi see kõik niimoodi seal läks, et tekkis selline pool poliitiline, pool usuline liikumine. Ja kuna meil paljud noored jäid selle liikumise juurde, siis jäin ka mina sinna. Ja niimoodi algas siis minu usude, ütleme siis kuskil pool aastat hiljem, kui nüüd rääkida sellisest organiseeritud kristlusest. Kirjelda meie nooremale televaatajale pisut seda, mida tähendas Elusõna liikumine ja mis selle taga oli ja mis taustad olid ja kuidas see teenimisviis oli. Ma arvan, et meie nooremad televaatajad sellest Elusõnast ei tea palju midagi, mis siis oli. Ja eks see Elusõna nimi, ma ka nüüd täpselt ei mäleta, see tuli ka tegelikult üldse hiljem ja seal on ka omad lahknevused või omad etapid siis, millal Tartu Elusõna siis Alberti juhtimisel algas ja natukene hiljem ja mis siin Tallinnas toimus. Aga see algas tõesti sellise usulis-poliitilise liikumisena. Nende koguduse juhtudel tulid lausa sõnumid, mida nad saatsid Ameerika presidendile, Nõukogude Liidu presidendile ja seal ma nüüd ei hakka neid tsiteerima täpselt, harta dokument oli see põhiline dokument, siis kus võeti sõna selle ateistliku süsteemi vastu ja selle kohta, et räägiti Jumalast. Ja sellega me olime koheselt muidugi võimude vaateväljal, toimusid igasugused asjad, me käisime laulmas tänavatel, siis tulid miilitsad ajasid meid sealt ära ja mulle tuli bussist, tuli KGB mitu korda ei tulnud, 2 korda tuli ligi ja ütles, et me teame, Andrus, sinu kohta kõik ja selline hirmutamistaktika. Et selliseid lugusi on tegelikult päris palju tollast ajast. Aga seda liikumist iseloomustas selline kompromissitu lähenemine Jumala sõnale ja tõeline usk, et see, mis kirjas, see on elu. Jah, tolleaegne see algus, jällegi 18-aastasena, kunagi sa piiblist mitte midagi ei tea, sa uskusid kõike midagi, mida vähegi karismaatiline ja selline juhti või kes on vanem sinust, eks ole, üldse teades Jumalast, sa võtsid selle kõik siiralt vastu ju. Ja ega tagantjärgi, kui nii vaadates, muidugi seal oli igasuguseid asju, aga ega sellist tugevat, sellist õpetust mingisugust nagu nii ei oldki. See oli selline hästi evangeelne, kuna seal üks juht Viguur Rein Mets, tema oli selline evangelist puhas. Ja seda evangeeliumi kuulutamine oligi siis see, mis tegelikult kõikides meie koosolekuid täitis. See oli hästi selline elav ja kõnekas ja puudutas inimesi, eriti noori väga palju ja sellepärast sinna tuli väga palju noori. Räägiti lihtsalt Jeesusest, et nagu seal sellist otseselt mingit, ei olnud sellist otsest õpetust. Sa juba korra mainisid KGB, et kui palju sul endal veel rohkem, oli sul rohkem kokkupuudet KGB-ga kui need 2 bussis kohtumist? Ma mäletan, kui ma pidin sõjaväkke minema, see jäi ka veel sellesse aega. Siis me saime aru, et kuna mõned vennad olid läinud juba ja oli neil väga raske seal, siis mina sain aru, et mina sinna Vene sõjaväkke ei lähe. Ja ma mäletan, käisin meie koguduse liidriga siis rääkimas ja siis meil tuli kuidagi selline huvitav lugu Vanast testamendist meelde, kus
Nüüd ma olen juba ära unustanud, kes see kuningas oli ja Silavemesse ja mängis hullu. Siis see oli ka minu viis. Ma mäletan, et ühesõnaga pikk jutt lühemaks teha ja sattusin siis lõpuks ikkagi psühhoneuroloogia haiglasse, kus ma olin 2-3 kuud sellise vaba käiguna ja see mind sellest ära päästis. Aga seal mulle andis arst vihjet, et sinu kohta kontrollitakse kogu aeg, mis sinust saab ja kuhu see läheb. Ja sellised ja vahel olid ka koju emale helistamised. Sellised imelikud kõned. Nii et sellised kokkupuuted olid ja siis kutsuti mind ka paar korda miilitsasse ülekuulamisele, mis ilmselgelt ei olnud tavaline miilits seal, vaid oli ikkagi KGB töötaja ja prooviti seda usku nagu ikkagi kuidagi välja saada minust. Ka koolis võeti õpetajaga ühendust ja mäletan, kui ma läksin oma esimesele töökohale, kui ma sõjaväest nagu ära sain, siis seal samamoodi alguses ei teadnud, aga 3 päeva pärast tuli direktor isiklikult minu juurde hästi pahasena veel ja ütles, et miks ma ei rääkinud, et ma olen seotud sellise usuliikumisega, et temaga võeti ühendust ja hoiatati minu eest. Ja et sellised kokkupuuted. No võt siis, juba Vene ajal prooviti seda uskusust välja saada, pole siiamaani saadud, et... Ei ole jah, nii et see oli huvitav ka, kui ma sinna hullumajja siis võiks öelda, läksin, siis ega see oli ka selline hea... Mis oli see argument, miks mind sinna võeti, oli ikkagi see, et ma ütlesin, et ma ühtepidi tahan ju olla tubli riigi kodanik, tahan kaitsta riiki ja puha, aga teistpidi ma olen usklik ja Jumal ei luba mul relva kätte võtta. See oli siis see lugu, mis vaadati, et see noormees natuke sassis omadega, et ta nagu kahestunud ja et sealt mul see vabastus tuli ka. Ja, su nooruses on üks lugu naabriga, üks üleloomulik lugu. Kas sa jagaks seda televaatajaga? Jah, no see oli juba nüüd aastaid hiljem, aga ikkagi nüüd jällegi ka, ikkagi oma 20 aastat tagasi vist. Mu naabriks oli üks tol ajal, ta oli siis üle 80, vana proua, kellel oli poeg, lasid kahekesi, aga see poeg hakkas väga palju jooma, tõi sinna igasuguseid, ma ei tea, keda ta sinna tõi, ja igal juhul elu oli selles peres väga raske. Aga mina seda prouat ja seda perekonda nagu täpsemalt ei tundnud. Nagu ikka tubli eestlane oma naabritega käid läbi küll, aga ütled tere ja kõik tead eesnime, aga sellega ka piirdus. Aga mul väga arva, kui mul väga tugevalt tuleb midagi südamesse, aga mulle pandi nagu nii tugevalt südamesse, et sa pead minema selle proua juurde ja talle jumalast rääkima. See on minu jaoks kõige õudsem asi. Mulle ei meeldi käia kellegi ukse taha, rääkida kellegiga, ise hakata seda vestlust ajama ja kellelegi peale sundida ja et see oli täiesti nagu vastu minu loomusele. Ja ma sellega võitlesin oma, ma ei tea, 2 nädalat vist. Või isegi oli rohkem. Kogu aeg leiutsin endale, see oli nii tugev mu sees, kogu aeg leiutsin endale igasugust asju, et see ei saa jumalast olla. Ja lõpuks ühel ööl siis ärkasin keset tööd üles ikka, unenägus me oleme kõik näinud, aga see oli kuidagi nii õudne ja nii elav, et ma nägin, et surm tuli selle inimese, selle naabri ukse taha. Ja tavaliselt inimesed küsivad, et kui surm tuli, et milline ta välja nägi siis, et kas oli saba ja sarved, siis minu jaoks ei olnud üldse küsimus selles, milline ta välja nägi, vaid see, mis tast õhkus. See oli nagu väga, väga, väga jäle. Ja see oli kuidagi elavnenud selles pildis või selles ilmutuses või unenäos. Ma nagu haissin igavikulisust mõõdet. Et me olles siin ilmas, kus on kõik ajutine, me tegelikult ei taju seda. Aga too hetk mul nagu kuidagi silmad läksid lahti ja ma nägin kõike seda halba, mis temaga kaasnes selle surmaga. Aga mis oli kõige õudsem oli see, et kõik see halb oli juures see, et see on igavene. Ja see oli, mis niivõrd kohutav, ma mäletan, ma olin seal voodis, ma ei tea, kas ma jäingi üldse magama. Igal juhul ma palvetasin, et see surm ei saaks selle naabri ukse taha ja et ta läheks sealt ära. Öössel, ma ei tea, mis kell see oli. Ja järgmine päev hommikust tõusin üles ja võtsin kogu julguse kokku ja läksin siis naabri juurde. Ja kui tema mind nägi, siis ta hakkas nutma. Ja kui ta nutma hakkas, siis sel hetkel ma nagu tajusin, nagu mulle pandi midagi peale, nagu mantel või võidmine või rätik. Ja siis naaber enne, kui ma midagi sain öelda, ütles ta, et sellel öössel ta proovis ennast vanitoos üles puua. Aga lihtsalt ei õnnestunud. Et kuidagi see, et mina nägin, et samal ööl tuleb surm tema ukse taha ja tema proovis ennast üles puua. Nüüd olen mina seal, et see oli
See oli selline erakordne lugu minu jaoks ja siis me läksime sisse ja siis oli tõesti see, et me palvetasime seal. Rääkisime temaga ja ta palvetasime temaga koos ja see oli nagu väga eriline, et naine sai suure rahu. Ta võttis Jeesuse vastu ja no see oli ennegi palju enam aega, võib-olla nädalakene, kui ta lahkus. Et... Võib-olla sealt sai alguse sinu hingehoidja karjäär. Ma ei tea väga palju mees hingehoidjat. Tavaliselt ma kohtun naishingehoidjatega, aga sina oled õppinud hingehoidja. Jah. Kuidas ma sinna sattusin? Jah. Eellugu võib-olla see, et me oleme teinud palvekoda, see on sellist ülistuse teenistuse formaati, juba mitu aastat. Nüüd viimane aasta küll on väikse pausi peal olnud, aga me oleme teinud seda ikka päris kaua. Ja seal aeg-ajalt meil ikka sellised spontaansed palved ja ma avastasin ennast aeg-ajalt palvetamas surijate eest, inimeste eest, kes on haiglates. Täiesti pole kunagi mõelnud selle peale, aga palvetasin nii nendest, kes on minemas ja ka nende lähedaste eest, laste eest, kes on haiglas, kes on raskelt haiged, nende vanemate eest. Ja see mind kuidagi väga puudutas. Ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale, et ma oleks mingi hingehoidja, ma ei teadnudki, kes on hingehoidja. Ja siis ma sattusin kokku Anneli Niim, kes on siis Jaani kirikus. Vähemalt tol ajal oli ta diakonid seal, tema oli just usuteaduse instituudis õppinud ja lõpetamas seda. Ja seal meil see vestlus kuidagi läks, et sul läks selle kooli peale ja nende ainete ja õppimisvõimaluste peale. Ja ma mäletan, ma läksin sel õhtul koju ja võtsin usuteaduse instituudi kodulehe lahti ja siis ma nägin esimene asi seal, nägin hingehoidu. Ja kui ma seda hingehoidu nägin, siis kuidagi jälle, need on mõningad sellised majakad või punktid su elus, mida ainult sina tead, et see peab olema üleloomulik või on jumalast. Ja see nagu lõi mind nii tugevalt, abikaasa oli mul Haapsalus, et ma sellel samal hetkel võtsin telefoni, helistasin Haapsalus, ütlesin naisele, et ma lähen sügisest õppima. Et see oli selline päeva jooksul see siis sündis nagu niimoodi ja niimoodi. Ega ma ei arvanud, kui ma läksin õppima sinna, et ma hakkan kuskil haiglas käima või kui keegi oleks seda ütelnud mulle, et ma lähen surijate juurde, siis ilmselt ma oleks pigem vastupidi hoidnud eemale sellest. Ja ma mõtlesin natuke noortega olen tegelenud ja bändis ja niimoodi, et see võib-olla aitab mind selles valdkonnas nagu noortega tegelemises. Aga siis lõpuks läks nii, et pidi praktikale minema ja mulle pakuti kohta õendusabi kliinikus Õismäel. Läksin suure värinaga sinna, aga sealt on päris põnevad lood minu jaoks. Ja see olingi nagu see, keda ma olin palvetanud nagu, et läheks inimesi nende juurde, kes on surevad. Olin nüüd ennast nagu palvetanud sinna haiglasse, võiks öelda. Ja aitäh sulle, et sa järgisid oma südamekutset ja sinu loal ka hea televaataja sa annaksid oma meiliadressi, kui ta soovib ka tõesti sinuga kohtuda ja hingehoidu saada. Et see on Andrus Lukas, kõik ühekordsed tähed, @hotmail.com. Et kui sa soovid ka hingehoidu, siis saad Andrusega ka ühendust võtta. Nii nagu me alguses rääkisime, et mina valdavalt tean sind muusikuna ja ma palusin, et sa võtaksid ühe oma pillidest täna kaasa. Ja sa võtsid kaasa, mis pilli? Suupill. Ole hea, mängi meile midagi. Ette võib-olla kommentaariks, et suupill on selline pill, mis on helistikupõhine. Ehk siis tähendab see, et sa väga mööda ei saa mängida, kui sa mängid mingite muude pillidega seda koos. Ja mina tavaliselt mängingi koos kitarriga. Ja siis on ta nagu selline foon või annab nagu juurde sellist hingust või sellist lisa teatud stiilides. Ja nii, et sellega saab igaüks hakkama. Aga kui nüüd päriselt mängida täiesti õigesti seda pilli, nii nagu iga pilliga, siis tegelikult on sa päris raske seda õppida, leida kõik noodid täpselt üles oma huultega, oma suuga. Nii et see, mis ma siin praegu hetke siin teristan, see on lihtsalt selline foon ja tegelikult peaks koos kitarriga mängima, siis oleks see pilt natuke teine. Aitäh sulle.
selle Suupilli loo eest. Kui ma mõtlen sinu kui muusiku peale ja Jumal on andnud sulle ka kirjutada palju lugusid, siis minu jaoks mind kõige rohkem puudutanud lugu on Usu läbi. See on nii ammu kirjutatud, kas sa üldse mäletad, kuidas see lugu sündis? Ei mäleta küll täpselt. Ma mäletan seda sõnumit ja seda teksti, et see küll sündis sellisest, oligi tolle aeg, kus väga palju õpetati usus käimisest, usus olemisest. Ja eks see taust nagu oli see, mis tõi selle sõnumi esile. Et olles siin maailmas, ma olen oma olemuselt muidu väga pessimistlik ja võin kalduda väga sellisesse rasketesse mõtetesse. Aga alati, kui sa jõuad tagasi Uue Testamendi juurde, jõuad Jeesuse juurde tagasi, sa leiad selle usu läbi üles, sa leiad selle, kuidas sa saad ja sul on võimalik tõsta oma silmad usu läbi Jeesuse peale. Ja sellisest taustast või sellisest teotusest, sellisest abist, mis ma oma elus kogesin, siis see laul sündis. Täna, kui sa puutud palju kokku surijatega, nagu sa ütlesid. Surijatega ja raskesti haigetega. Mida usk selles kontekstis nende inimeste juures tähendab? Esiteks, kui sa oled raskelt haiget inimestega või need, kes on tõesti juba teavad, et nad on peatselt lahkumas, siis ikka üldjuhul mina ei mäleta väga, et mul oleks ühtegi ateisti olnud. Või vähemalt selles väljendus, et isegi kui inimene ei olnud üldse usu või Jumalaga kokku puutunud ega selle teemaga, siis ega nad kõik olid väga õnnelikud, kui ma palvetasin nende pärast. Et seda igal juhul. Nii et inimesel ikkagi, kui on see elu lõpp lähedal, siis tema perspektiiv ja tema ootused ja mõtted täiesti muutuvad. Olles siin elus, meil on kõik mille nimel, eks on mul lapsed või karjäär või teenistus, mis me teeme siin, või abikaasa või mis iganes see on, mis kogu aeg meid nagu edasi viib ja meil on nagu mingi perspektiiv ees, siis kui see äkitselt ära võetakse ja see ära lõpeb, siis ikka enamus inimestel tekib see küsimus, et mis nüüd siis saab ja kas on miskit enamat. Ja seal see lootus ja lootus taevasest isast ja elu jätkumisest kuskil seal, kus ei ole mingit pisaraid, see võtab hoopis uue mõõtme ja see avab inimest. Nad on avatud, nende süda on lahti, nende mõtted on lahti. Isegi kui nad ei suuda seda kõike võib-olla aduda niimoodi, aga sa näed, et inimene on avatud ja otsimas. Mina, nagu ma ennem ütlesin, olen sind näinud kogu aeg muusikuna lavadel ja korraga, kui ma astusin ühte mööblipoodi, siis ma nägin sind seal leti taga. Millega sa igapäevaelus tegeled? Ma olen juba pikalt, olen ühes mööblifirmas, Ruugmööblikaupluses olen siis töötanud seal, tegelen seal mitmete asjadega, tegelen reklaami kujundamisega, toodete pildistamisega, aga mis iganes veel vaja on. Tõesti võin leti taga olla ja selle tegevusi on meil päris palju, nii et ühesõnaga seal ma töötan juba aastaid ja mulle meeldib. Seltskond on hea ja see on selline, midagi me peame tegema ja see on ka muidugi omamoodi Jumala lugu, kuidas ma sinna sattusin. Nii et see on minu selline igapäevane, ütleme siis 8-5 töö või niimoodi. Sa oled, Andrus, nooruses olnud sellises äärmiselt karismaatilises liikumises ja täna oled sa läbinud Usuteaduste instituudi ehk sa oled olnud osa erinevatest usuliikumistest. Kuidas sa seda kokku võtad? Usk on sama, teenimisviisid on erinevad. Jah, ega see ei ole ka ju saladus, et paljud on võib-olla sellise teoloogilise õppimise suhtes nagu negatiivselt häälestatud ja mõni isegi arvab, et sa võid oma usku kaotada. Mina seda ei kartnud. Loomulikult nii enne kooli juba toimusid minu elus üsna suured muutused, mis puudutab üldse teoloogiat ja teatud õpetusi. Ja Usuteaduste instituut loomulikult veel omad nüansid andis juurde. Vastupidi, meil on väga hea sõpruskond, kus on õigeusklikud, kus on luterlased, kus on vabakiriku inimesed ja et see on nagu, see on nii fantastiline. Toon näitena, ma ei võta kitarri kaasa, ei lähe õigeusu kirikusse, hakka seal laulma, Jeesus on issand, eks ole. Aga samad, kui ma lähen sinna niisamma ja olen kuulnud seal seda laulu,
See on nii võimas kogemus ja sa tajud võib-olla küll teisel viisil, teisel moel Jumalat, kui oleme meie vabakiriklikus sellises teenistus harjunud kogema. Aga sa mõistad, et need on nagu erinevad küljed ja et Jumal on palju suurem kui me arvame ja tihtipeale me võib-olla vabakiriku liikmetele vahel arvame, et keegi paneb kuskil Jumalat nagu karpi, siis me ise võime olla samasugused, kes üritame Jumalat panna karpi sellesse meie karpi nagu. Nii et minu jaoks on vastupidi, pilt on tunduvalt rohkem avardunud. Võib-olla ma tõesti ei ole nii lõpuni fundamentalistlik, aga minu usk Jumalasse, tema toimetamisse, tema toimimisse läbi inimese ja läbi Jumala sõna, see on ainult kasvanud. Erinevad teenemisviisid, aga Jumal seal taga on ikka see sama. Just. Me oleme kohe oma saadet lõpetamas ja ma palun, et sa teeksid ühe palve. Aga ma täna palun, et sa teeksid selle palve nende inimeste eest, kelle sees on võib-olla Jumal andnud mõned laulud, mõne loomingu, aga mingitel põhjustel ei ole see saanud esile tulla. Ma palun, et sa palvetaksid nendele inimestele julgust ja sihukest visiooni, tuua need uued lood esile, sest vähemalt minu arvates ei ole pikka aega sihukest suuremat hulka vaimulikku ülistusmuusikat esile näiteks tulnud, mida võiks suurtel teenistustel laulda. Ole hea, palveta nende inimeste eest, kellel võib-olla Jumal on andnud lood, aga need ootavad mingil põhjusel. Jah, kallis taevan isa, tuleme su ette ja me tõesti täname, et sa oled nii rikas loomingu poolest ja sa oled meile andnud nii palju imelisi ande ja me tõesti palume praegu nende noorte ja vanade pärast, kes on kirjutanud võib-olla laulu või kellel on see südames kuidagi, aga see pole ühel või teisel moel sündinud või on jäänud julgusest väheks. Me palume, et sinu pühavaimu puudutust nendele inimestele, et see tuleks esile, et nad julgeksid need laulud ette mängida. Võib-olla nad kardavad alguses, et ei tea, kas see laul või see viis või see mõte on sobilik või kas see inimestele meeldib. Aga me palume ühte sinu puudutust ja ühte sinu julgustust nendele inimestele, et nad seda teeksid julgelt. Jeesuse nimel. Aitäh, Andrus, sulle sinu loo jagamise eest ja selle teekonna jutustamise eest, mida sa oled koos Jumalaga läbinud. Ja ma eriliselt tänan sind nende lugude eest, mida Jumal sulle on andnud, sa oled esile toonud ja mis on isiklikult mind väga puudutanud. Ja hea televaataja, kui Jumal on võib-olla sulle andnud loo ja sa ei ole julgenud seda esile tuua, siis ole julge, pane see kirja, otsi üles muusikud, las Jumala antud lood tulevad ka ülistusmuusika kaudu esile. Aitäh, et sa meid vaatasid. Kohtume sinuga järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehomik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.